Tervist, Arvo Valm! Tere, Georgi! Rõõm sind näha. Minul samamoodi. Miks me siin oleme, on sellepärast, et lühidalt ütlen, et minu arust oled oma ala spets ja see intervjuu on pühendatud oma ala spetsidele. Minu arust oled üks parimaid rock-gitarriste Eestis. Ja täna ma tahamegi rääkida sellest, kuidas sa jõudsid selle taseni, millega sa alustasid ja mida sa teed praegu. Okay. Ja kõigepealt tahaksingi küsida seda, et kuidas üldse su elu sai olema ühendatud muusikaga? No, ma arvan, et see ikkagi see oli juba üsnagi varakult, et käisime seal vanevanematel külas ja vanaemal oli voodi all siuke vanaaegne akustiline kitarr, et siis kui me kohale sinna jõudsime, me käisime iga nädalavahetusel külas, et siis nii kui ma sinna jõudsin, siis esimene asi sukeldusin sinna voodi alla, tirisin selle tolmurullide vahelt selle kitarri ja tegin pin. Nii et see oli minu esimene siuke, põhimõtteliselt mul oli iga nädalavahetus siis nagu kontsert vanaisa vanama juures. Aga räägi, kui vana sa siis olid? No ma arvan, et ma olin siuke 2, 3, 4, 5 seal. Nii väike? Ma arvan ikka väike, ja, sest et 6-selt ma läksin juba Tallinna Muusikakeskkooli 0 klassi, et see pidi olema kõik ikka varem. No, siis, et ma ju ei osanud midagi ütelda, et minu jaoks oligi pin gitarri. Ma ei osanud ütelda, et ma arvan, et ikka mingi 2-aastane. Ja tuli välja, et siis võib-olla tänu sellele huvile, pärast läks kõik hästi ka muusikakoolis. Või kuidas sa ise hindad? No vaat selle pilliga ongi niimoodi et kuidas nüüd last suunata siis mingit instrumenti mängima, et kas sa siis on see, et sa ise oled seal kogu kõrval ja joonlauaga taod vastu näppe, et harjuta või siis sa jätad talle selle instrumenti sinna talle tee peale. Ja et ta sealt iga päev kõnnib mööda ja siis üks hetk ta vaatab, et mis see on ja võtab selle kätte ja tekib huvi, et tänapäeval on üldse need asjad, et keegi viitsi keegi ei saa aru, et tegelikult on kogu selle iga asja taga on ikkagi suur töö ja vaev, et ükski asi ei tule nii kergelt ega lihtsalt. Aga kuidas sinu pool oli? Näiteks sa astusid muusikakooli ja siis sa pidi ikkagi seal harjutama päris palju või vähemalt iga päev midagi tegema. Kuidas sul sinu peres oli? Kas keegi istus kõrval või? Jaa, me ikka selles suhtes, et korteris elame, siis minu toas vennaga ma elasin ühes toas, oli ikkagi klaver ja klaver ikkagi, ma arvan, et sinna 5. korrusele isegi, me olime ise 7. et ka 5. korruse rahvas kuulis seda, et ma seal harjutasin siis ema ja isa, kes seal köögis või oma toas toimetasid, et see oli kohe kuulda ju, kui laps ei mängi või et ei olnud ka too hetk siukest võimalustki, et sa salvestad on ju endale ära seal mingisuguse etüüdi ja siis paned seal käima ja siis ise seal teed mis iganes, tol hetkel see teha. Aga, jah. Ja kui vana sa olid, kui sa hakkasid juba arusaadavalt mängima kitarri? Ma arvan, et see pidi olema seal kuskil 88-89, kus ma alustasin siis seda esimest nagu bändi. Ma sain oma siis tolle ja siiamaani oleme head sõbrad Maiguga, sain tuttavaks Peda suusalaagris, mis toimus Otepääl ja siis me seal põgusalt tutvusime ja ta ei elanud üldse must kaugel ja käis seal 13 keskkoolis, kus nendel oli oma bänd, Ojarott või mis iganes selle bändi nimi oli. Vanarott. Ojarott. Ojarott, okei. Ja siis kuidagi ma sulandusin sinna sisse ja nii see nagu algas, et põhimõtteliselt mul ei olnud mingit ettevalmistust bändi jaoks, kitarri jaoks, ma ei, oskasin võib-olla seda Metallica One'i korraks mängida või aga minu meelest see on nagu äge kogemus, et sa lähed kohe nagu lahingusse, on ju, eks ole, et sul ei ole või hüppad siis ilma langevarjuta sealt lennukist alla, et siis sa pead hakkama mõtlema, mis nüüd saab, on ju, aga selle aja jooksul juba jõuab ju palju asju ära teha. Aga nüüd räägime sellest, kui sa läheksid Ameerika Ühendriikidesse. Mis aastas oli, sa mäletad? No 99 sügis. 99 sügis. Ja kui vana sa siis olid? Pakun siis, et 24. 24 aastat. Päris noor. Praegu ma olen ise 32 ja ma ise arvan, et ma olen siiamaani noor. Aga kui ma olin 24,
siis jah, see oli veel noorem. Aga räägi, et mis oli su eesmärk? No ma olin, ütleme, et terve oma juba enne seda, kui ma poistekooriga sinna Ameerikasse läksin 88, olin ma juba siuke USA nagu vaimustuses ja siis mul tekkis võimalus, et ma nüüd saan minna, sest et meil sõbranna töötas seal Estonian Airis ja ta sai tohutult mingi odavad mingid piletid või mis seal oli. Ja siis ma ei lasknud endal mitu korda öelda, et tšau, lähme. Ja siis ma võtsingi oma kitarri ja sõitsime kõik suure hurraaga sinna New Yorki ja aga seal kuidagi kehvalt nagu kuidagi see vastu võtti, jõudsime nädalavahetus, kõik olid kallid, raha tegelikult ei olnud. Ja nemad sõitsidki tagasi esmaspäeval, põhimõtteliselt 3 päeva pärast New Yorgist ja mina istusin LA bussi peale ja sõitsin siis 4 päeva bussiga LA-sse. See oli siis niisugune legendaarne sõit, on ju, see nagu East Coast on just New York ja siis on nagu Los Angeles on ju West Coast. On ju. Aga kas saab üldse ütelda, et sa ikkagi sõitsid Ameerikasse, et nagu jälitada mingisugust oma niisugust muusikalist unistust? Absoluutselt, ma tahtsin näha, kus kohast kõik need asjad tulevad. Alice in Change'id, Metallicat, kus on siis need soojad suved ja mis üldse see nagu tol ajal minu jaoks see võimas riik nagu endast ette kujutab. Aga ütle, kui palju sul üldse raha oli kaasas, et mis plaan üldse oli sinul? Ei, plaani ei olnud. Mul oli ma sain siin samas Ruby Tuesdays sain mingisuguse ameeriklasega kokku, kes oli Tšehhis inglise keele õpetaja ja tema siis elas seal, ta oli Hawaiilt pärit, aga ta elas Sacramentos ehk siis seal LA külje all. Ja nagu siuke mõte oligi, et ma jõuan sinna välja, et siis ta aitab mul seal kohaneda ja küll me siis vaatame, mis edasi saab, aga kuna New York sõi kõik raha ära ja siis õnneks isa mind ikkagi toetas, saatis arve peale raha ja siis oli mul vastas ikkagi hea tuttav sõber Martin Agabus, kellega me siis seal edasi hakkasime seda seiklust nagu milles võib-olla, kui ma kunagi võtan kokku, kirjutan ka siukse võib-olla väikse jutu kokku, aga see oli seiklus omaette, jah. Aga mis tunne üldse on olla nagu pisikesest Eestist nagu suures Ameerika nagu kõige võimsamas riigis, millest enamus inimesi üldse vaatavad ainult läbi teleka ja võib-olla jäävadki vaatama läbi teleka. Et mis tunne oli, see on küsimus number 1 ja kui palju ta üldse nagu eristub sellest, mis ta päriselt on ja sellest, mis sa näed telekas? Siin on jälle mitu nagu sükest momenti, et kõik oleneb sellest, kuidas sa lähed, kas sa lähed perega, kas sa lähed tüdruksõbraga või sa lähed üksi. Mina läksin üksi, mul ei olnud mitte mingit seost, mitte mingisuguse pangalaenudega, mingid tüdruksõpradega, aga mitte midagi. Ma lihtsalt läksin ja ma olin nagu nii-öelda vaba mees vabal maal. Selles suhtes ma ei osanud, mul ei olnud vaja millegipärast muretseda, et ma teadsin, et ma olen üksinda. Kui ma nüüd kuskil pean siin soojas kuskil silla all magama, võtan selle kitarri kaenlasse ja magan ära selle öö. Et selles suhtes mul ei olnud nagu kartust, ma ei osanud nagu karta, vaata. Et siis hiljem kui ma nüüd siis perega käisin seal samas LA-s, siis nagu ma enam ei saanud sellest linnast aru ja mulle see enam nagu ei sobinud, sest et nüüd on nagu nüüd on nii. Aga mis oli üldse plaan, sest sa ju pidid kindlasti kuhugi, vähemalt kavatsesid tööle minema ja mis oli üldse su esimene töökoht? Minu esimene töökoht oli Armenianide juures downtownis LA-s, kus ma siis pidin panema mingisuguseid need ei olnud teemandid, aga need olid mingisugused vääriskivid või mingisugused asjad, ma pidin panema kuskile sõrmuste vist vahele või midagi. Et sisse, tsips kinni ja siis aga seal olid ka mingi too hetk mingid keerulised ajad, raha ei makstud välja, aga kuna mul oli mingid paar eestlast nende kaudu ma saingi ja ma sain nädal aega seal tööd teha ja lõpuks ma sain isegi sellest $250, mis oli ulme raha. Et sellega ma elasin täitsa kohe mitu kuud.
et minu üürituba maksis kas see oli 30 taala, pluss siis ise teeb. Me avastasime, tutvusime 2 neiuga seal ja siis nemad venelaste käest üürisid seal mingi maja välja ja siis me saimegi Martiniga sinna elama, et see on ühesõnaga tralli kui palju. Okei, aga kuidas oli üldse seal nagu jääda elama? Ma saan aru, et sa võib-olla peab olema mingi viisa või mis dokument peab üldse kaasa olema, et sa oleks nagu pikemad aega seal? Tegelikult on sul, kui sul joppab, sa saad 6 kuud luba ja siis, mis mulle küll löödi, mingi väike siuke tempel pannakse sulle kaasa passi vahele, aga antakse ka 3 kuuga. Vahet ei ole. Mul oli pass ja mul oli see tolleaegne veel see suur juhiluba, mis nagu ei arvati, et see on mingi võlts mingisugune asi ja sellega, et sul peab olema panka tahad näiteks minna endale kontot avama, siis sul peab olema 2 isikut tõendat dokumenti, näiteks pass või ID on ju. Aga see ID ei läinud läbi neile, nad ei saanud aru, mis asi see on ja tänu sellele ma ei saanud ka näiteks ID-kaarti teha. Ei on mul elamisluba, ei on mul töötamisluba. Aga LA on selles suhtes nagu okei, et seal on palju neid mehiklasi ja üldse sealt altpoolt tulevad seda seltskonda, et seal oli kohti, kus sa said nagu ikkagi tööd. Et pigistati silm kinni, näiteks sain Astroburgerisse läksin tööle alguses, kus siis olidki kõik mehiklased ja kus nad igalt poolt sealt olid altpoolt tulnud. Küürisin vetse, viisin toitu laua peale, puhastasin põrandaid. Aga mingi hetk on ju, vaatasin, kaua ma seda teen, on ju, siis ma hakkasin iga päev õppima 20 sõna, vaatasin, mis nagu võib vaja minna, on ju. Õppisin menüü pähe seal Astros, hakkasin nagu rohkem, kõige tähtsam oli see, et kuulata, kuidas aru saada inimesed, et seal selles paablis on ju igal ühel oli oma aktsent, oma ükskõik, kust ta tuli, et tähtis oli, sa saad aru, mida nad ütlevad ja lõpuks olingi juba seal kassas ja võtsin asju vastu ja et ei pidanud enam seda nagu nii-öelda musta tööd tegema ja Jaanus, kellega ma seal jälle, ennem olime siin showerit teinud ja saime juhuslikult seal kokku, siis me hakkasime bändi tegema, et nagu oligi iga uus asi viis järgmise asjani, et kui lõpuks me juba töötasime seal Virgin Megastore'is ja täiskohaga, kuigi dokumente midagi ei olnud. Et jah. Aga esimene küsimus, et nimetad juba mitu erinevat Eesti nime, et tuleb välja, et Los Angeleses oli siis suht palju Eesti inimesi või kuidas? Jaanus läks minust varem, aasta varem ja siis me juhuslikult kohtusime ja siis me nagu jäimegi sinna koos asju toimetama. Martiniga me olime Eestis juba tuttavad, aga tema läks ka varem, on ju, minust, et siis tal oli nagu, selles suhtes oli mul nagu hea, et olid juba mõned, et seal ei olnud palju, väliseestlased muidugi ja kes on sinna veel varem tulnud, aga oma nagu enda tuttavast, kellega ma olin nagu läbi käinud, neid ei olnud palju, et aru saada, aga kui ohtlik üldse on elu Los Angeleses? Oli ohtlik, kui sa ütled, et sa pidid meiklastega koostööd tegema, seal töötama nende juures? Selles suhtes peab oskama kakelda ja sa pead enda ees seisma, sest et kõik nad ju otsivad tööd ja tahavad on ju hakkama saada ja meil seal päris mitu korda ikkagi päris kakluseks ei läinud, aga ikkagi pead olema valmis, see on igal pool, kas sa lähed Ameerikasse või kindlasti on 100 korda hullemaid kohti, aga ütleme niimoodi, et enamjaolt olen õigel ajal natukene õiges kohas olnud, et ei ole nagu väga hulle nagu draamasid ega siukseid. Mis oli üldse kõige karmim võib-olla olukord või juhtum sul seal USA-s? Üks oli maavärin, kui mul oli tööl, päris suur oli, siis ma ehmatasin ära, ma ei saanud aru, mis asi see on. Ja teine oli siis see, kui ma hommikul ärkasin, oli see 9/11. Et siis Blind oli just ka New Yorgis ja siis mina ärkasin üles. Nagu ikka panin teleka käima, Fox kanal ja läksin sinna kööki, siis on ju seda kohvi tegema ja üle õla vaatan, et
mingi lennuk udjab ja näitab, kordab selle, vaata, lähen istun maha, kõik on breaking news, red alert, kuradi ma, kõik on terror, mõtlesin, mis särk on. Ja siis, kui see teine lennuk lendas, siis sellel ajal ma istusin kohvi käes ja vaatasin, jopt või onju, et siis oli nagu siuke tunne, et mis nüüd saab, et kas ma nüüd siis, nüüd on sõda või kas ma nüüd siis saan koju või mis saab nüüd onju, et sest see oli nagu ebanormaalne, et see oli nagu siuke, et siis ma kohe helistasin, ma teadsin, need on seal, siis ma helistasin New Yorki ja siis Urmasele ja Urmas kaasa ütles, jah, me istume siin rõdul, vaatame praegu, kuidas see tuleb. et päris, see oli nagu siuke natuke ehmatav moment. Uskuma, ei, see on muidugi väga suur draama üldse maailma jaoks, Ameerika jaoks eriti, aga see, kuidas sa praegu räägid, on naljakas. Aga... No eks need tagantjärgi kõige suuremadki õudusunenäod on ju naljakad, kui sa nendest räägid, aga too hetk oli see nagu ikkagi hirmus. Aga räägi sellest, kui sa ütlesid, et sa said ainult 3 kuud olla või 6 kuud olla. Kuidas juhtus nii, et sa olid siis 5 aastat? No ma lihtsalt olin, ega siis... Ja ma jäin vahepeal, rattaga, seal on ju see parema käe reegel on, või mitte parema käe reegel, aga sa võid paremat pööret teha, kui sul on ka fooris on ju punane tuli. Aga ta vahetas ikkagi, nad vaatavad kõik vasakule ja nad ei vaata, kes siit tuleb ja siis ma jäin ükskord auto alla rattaga, siis lendasin üle seal kapoti ja tulid kõik need miilitsad ja need päästeametid kõik kohale on ja muidugi oli, ma mõtlen, siis ma olin juba mitu aastat üle nagu olnud, et aga neid ei huvitanud see, et nende asi oli see, et kõik on korras ja hing oli kinni natuke, prooviti ära, kas pea põrutus midagi, et mingit hullu ei olnud. Aga endal oli tegelikult iga päev siuke väike hirm või närv sees, et on ju mis iganes, sa ei tohi kuskil nagu hullult kuskil midagi vahele jääda või aga ikkagi sa oled nagu pinges selles suhtes, et sul ei ole nagu täis vabadust, et... Aga olles elanud Eestimaal ja siis juba kolinud Ameerikasse, nagu, kus sul nagu rohkem meeldis tol ajal, et kas sa tahaksid äkki tagasi tulla või ei tahtnud, et kuidas sa nagu hindasid üldse seda elu siin ja seal? Muidugi Ameerikas, aga eks igatsus, vaata, sõbrad olid ju kõik siin, et ja eks mul oli seal ka uusi sõpru ja väga ägedaid ja toredaid, et selles suhtes ma olin nagu siuke kommunikeeruja, et ma õppisin keele selgeks, ma sulandusin nii-öelda massi, et ei olnud see, et et hästi paljud suured on ju vene nagu ühiskonnad on seal, et sa oled seal, sul onu annab sulle tööd on ju ja sa käid seal vene poes, et sa põhimõtteliselt ei peagi inglise keelt oskama, et sa saad ilma keeleta, aga ma just pigem tahtsin tulla välja ja olla nagu mitte eestlane, vaid olla nagu ameeriklane. Et see andis mulle ka nagu, motiveeris mind seda keelt õppima ja tegutsema ja käia inimestega läbi ja minust on nagu põnevam. Aga kas saaks niimoodi ütelda, et kui sa oleksid leidnud seal mingisuguse naise ja abiellunud, siis sa võiksidki olla USA kodanik? Kõik võib juhtuda selles suhtes, et aga ma mõtlen seaduse järgi oleks see niimoodi. Ja siis sa saad rohelise kaardi on ju. Aga et seal on ka ikkagi, sa pead oma need eksamid, näiteks autoeksamitega ma ei saanud hakkama. Ma küll proovisin mingi 3 korda, siis tuleb mingi vahe sisse jätta ja millegi pärast, mis ma loobusin, sest et mul otseselt ei olnudki autot vaja. Et ma sõitsin kogu aeg kas rattaga või käisin jala eest, et see Hollywood ei ole ka nii suur ja tööle ma käisin iga hommiku vist äkki pool tundi, mis oligi nagu okei. Või rattaga seal 10 minutit vändata, et siukest autot ei olnudki otseselt vaja. Ja sina elasidki siis Hollywood rajoonis? Jaa. Seal nagu on olemas West Hollywood või lihtsalt Hollywood? Pigem on ta siis isegi North. Okay. Põhimõtteliselt, kus ongi see, kõik see Chinese, kõik see tänav, kus need märgistatud tänavad ja Sunset Boulevard, kõik minul oli nagu, ma olin 10-15 minutit jala kõndida, ma olin seal nagu... Sest see Virgin Megastore on ju ka seal Sunseti peal, sa pead lihtsalt pikemalt sinna tahapoole minema, kus on kõik need Rainbow'd ja kõik need ägedad viskiklubid ja kõik asjad. Aga räägi sellest, et kuidas edenes su muusikakarjäär seal, sest unistus oli olemas
ja nagu ma saan aru, sa tahaksid seal ennast realiseerida ka kui kitarrist. Jaa, me kõike tegime. Me käisime, isegi ma tegin Me, Myself and I seal mingi aeg, et Me, Myself and I on siis sinu isiklik projekt? Jah, mis ma siin Eestis juba tegin, et ma panin selle seal kokku, tegime livesid ja meil oli isegi oma prooviruum kuskil garaažis, mille katusel oli meil siuke mullivann, kus siis jõime õlut ja meil oli üle Hollywoodi vaade, on ju, kukla taha jäi Hollywoodi silt, et selles suhtes, et meil oli hästi nagu äge siuke suhtlusringkond ja need kohad, mis me nagu kuidagi, kus me olime, need olid nagu kõik nagu siuksed ägedad, et mina nautisin täiega seda aega. Aga ma olen kuulnud, et sa kuidagi sattusid salvestama midagi ühes stuudios Guns N' Rosesi gitaristiga Gilby Clarkiga. Kas vastab see tõele? Täielikult. Me tema juures salvestasimegi. See oli niimoodi, et ega siis meil raha ju ka ülemäära ei olnud, aga meil oli üks siuke Alan, kes siis kohaliku siukse ikka taustaga ja tema meid sõidutas ja kanseldas ja meile neid nagu võimalusi pakkus ja siis ta mul oli siiamaani ette visanud seda, et kui me selle Gilby juurde sisse astusime, siis mul olid siuksed mingi pakk 69 sendiseid neid viinerid, siis see Gilby oli nagu vaadanud mind ja mina ei pannud muidugi tähele, mina olin ikka nagu ja siis aga nii kui ma seda kitarri hakkasin mängima, siis nagu suhtumine muutus, et okei, me käisime veel päris igast tegijate juures sai nagu oldud seal tehtud asju, et jah, et ma ütlen, et tegijatel juhtub ja kui sa astud oma toauksest välja, siis kindlasti midagi juhtub. Ja seepärast me istumegi täna siin. Ja, aga teine niisugune jutt oli, et sa osalesid mingi Hollywoodi filmis, kus mängis Michael Madsen näitleja. Räägi, kuidas sa sinna sattusid? Martin tahtis, Martin oli sõber, kes oli siuke produtsent ja režissöör ja nad olid varemgi teinud Michaeliga koostööd ja mingi filmi teinud, kas äkki mingi joke või mingi siuke asi, nagu kägistus või mingi siuke asi. Ja siis neil oli idee teha uus film ja idee oligi, et mingisugune eestlane on ju, siis tuleb ja seikleb ja siis me jõudsime päris, ma arvan, et üle poole filmi saime nagu tehtud, et siis olingi, minu nimi oli Ants, on ju nagu, mis neile pakkus nalja, et on ju Ants, on ju sipelgad, on ju. Ja kuidas ma seal nende mustade käest peksa sain, siis jälle mingi, ma ei tea ta nime, kes arvas, et ma olen ta poeg ja mingi okei näitleja, siukse hästi koleda näoga, ta on X-Filesis mängib, ma ei tea, kas ta enam elabki. Aga kõik, kui sa nüüd näed ta nägu, siis isegi ka vist on Bondis mängid kuskilt mingit tegelast või. Siis sa tunned, see mees on ju. Selle mehega oli siis Madsen, siis seal mängis veel üks mingi Bondi tegelane, ma ei mäleta, mis see. Siis on nüüd FBI agenti mängis ka, kes on nüüd põhimõtteliselt igas politseifilmis mänginud, mida sa näid, see mees, ma jälle nimesid ei tea. Ühesõnaga, et meil oli palju seiklust oli selle filmiga ka, aga seal jälle mingi raha taga jäi see asi pidama ja siis ta nagu... Et ei ilmugi lõpuni välja? Ma ei tea, see on jälle iga aasta see... John kirjutab mulle, et kuule, et nüüd võib-olla hakka nüüd pane valmis, et nüüd tuleb siis, lähme edasi, et ma olen 10 aastat vangis olnud, on ju. Et siis mul on nagu siuke pikkad juustega, et siis... okei. Aga kas see Michael Madseniga said siis suhelda ka seal platsi peal? Üks siuke nõme nagu väga embarrassing moment oli see, et siis mina on ju nagu minu näitleja siis karakter ei osanud inglise keelt, on ju. Siis toodi Carmen Kass, kes siis mängis tõlki. Ja siis tema mulle tõlkis ja Madsen käis mul selja taga kogu aeg ja õiendas seal, et mis värk on ja siis Carmen on ju tõlkis mulle ja mina seal vehkisin ja mina ei tea. Ja siis mingi hetk oli siuke paus, et davai cut on ja siis Michael ütles, et tead, et teeme nagu siukseid nagu naljavärke ka, et siis mingi hetk on ju, et sa püsti hakkad inglise keeles rääkima, et siis me saame pärast on ju panna sinna bloopersisse või mis iganes. Mina vastan talle, et ma ei oska ju inglise keelt, ma ei saa ju. Ei, see nagu pärast nagu naljand ja siis ma rääkisin talle, et ma ei saa ju, sest ma ei oska inglise. Ja siis, kui oli see päev läbi ja ma tulin nagu mõtetega, ma olin muidugi närvis ja kui ma siis lõpuks tulin selle mõtte peale tagasi, et ta ju mõtles hoopis seda niimoodi, siis ma pärast nagu ikkagi
tundsin nagu piinlikkust, et ei saa ikkagi naljadest aru. Aga tema oli siis okei mees või pigem niisugune egoga? Joob ja teeb suitsu ja antakse võimalus midagi teha, siis nagu kõik me ju peame ju ka tegelema asja. Muidugi oli okei, jah, et palju me seal ju vennastusime, ei vennastunud, nii palju kui korraks sisse välja ja tere ja see käest nagu läbi käia või see jutt seal läbi korraks proovida ja Aga 5 aastat olid sa Ameerikas olnud ja räägi, millal tuli see otsus, et äkki siis peaks nagu tagasi sõitma Eestisse? No mul oli tekkis võib-olla mingisugune natukene uut moodi nagu koduigatsus, et tegelikult päris palju asju sai juba nagu tehtud, et ja ikka palju võib-olla ka selle taha, et ei olnud seda otsest paberit ja ma ei viitsinud, nagu sa ennem küsisid, et oleks pruut olnud või et oleks saanud selle paberi asjanduse korda, et oleks sinna jäänud. Võib-olla tõesti, aga ma too hetk enam nagu ma ei tahtnud nagu abielluda kellegagi, kellega ma tegelikult abielluda ei taha ja siis sellepärast nagu nüüd sinna jääda, et eks ma siis too hetk mõtlesin, et võib-olla aitab küll nagu selleks korraks, et ja mis oli nagu see, et selle muusikaga me nagu hästi nagu püüdsime ja harjutasime ja tegime neid livesid, et see ei olnud nagu lihtne, et see LA on hästi muusikat täis on ju ja kui sa saad oma livele juba seal 50 pead, 80 pead, siis on nagu, see on nagu mega, et aga jah, meil sõprusinskond, et me saime isegi 80 pead täis, aga ma tahtsin nagu mängida. Mul ei olnud nagu seda ruumi, et ma saaks kogu aeg nagu nüüd mängida, sest siin mul olid juba pakkumised olemas, on ju, tule blindi, kuradi Sergei, on ju, tule ja tee, sa saad mängida ja see võib-olla oligi ka see, et et kurat, et iga aeg saab võib-olla saab tagasi tulla, et las ma natukene jälle kobistan siin Eestimaal ja nii oligi. Aga sul oli, nagu ma mäletan, mingisugune asi piiri peal, et kui sa lähed USA-st tagasi, siis nad panevad tähele, et sa olid rohkem, kui sa pidid olema ja siis nad ütlevad, kuule tüüp, et tegid pahandus, et võib-olla nagu tagasi nüüd ei saa nii kergelt. Tead, ma muretsesin ikka, aga ma ütlesin, mul on see paber kadunud, ma sain veel uue passi, mul see pass kaotas kehtivuse, siis seda ma ajasin sealt kuskilt, see toodi, me sõitsime veel autoga kuskile, ma ei tea, kuskile saatkonda, mis oli veel LA-s päris palju maad eemal ja et sellest ei olnud mingit küsimust, et kui sa ikkagi oled okei ja ma maksin ju makse ka, et siis nagu keegi ei kobisenud, et vast pigem see, et kui sa nüüd uuesti lähed, on ju, et siis on jama. Aga kui ma uuesti tagasi läksin, oli mul korterilaen, nad tahtsid panga väljavõtteid ja kõik asju, ma näitasin, näete, mul on nüüd kõik asjad olemas, ma tahan lihtsalt minna, et ma ei jää kuskile ja siis davai. Aga jah, ikkagi on jälle see võimalus, et see koha peal saadetakse tagasi ja siis ma higistasin ja oli pohmakas ja kõik asjad kokku ja 3 tundi seisime seal järjekorras ja siis, kui ma lõpuks lennujaamast välja astusin, sa mõtlesid, I'm back. Tarvo, aga räägi seda, vaata, kui sa juba hakkasid Eestisse tulema, ma tahaksingi võib-olla küsida, et vaata, Los Angeles on ju, see Hollywood, kõik need kohad, legendaarsed kohad on ju, kus tegelikult on päris palju maailmakuulsad muusikuid, rockmuusikuid pärit. Et üldse, kuidas oli see nagu sellest nagu kohas nagu liikuda tagasi koju Eestisse, et oli nagu mingi kurbus, oli sul kurb kahju või üldse, kuidas see nagu need 5 aastat USA sinu jaoks olid kokku võttes, et see oli mingi niisugune omamoodi kihvt, äge, maagiline aeg või pigem nii ei olnud? No ikka, ma olen õnneks elan palju olevikus, et ma katsun nautida neid hetki, näiteks nagu praegu, et võtta sellest olevikust, olla siin olevikus on ju, mis siis, et me räägime on ju minevikust, aga olla ikkagi praegu siin ja praegu, et
et see oli juba jälle natuke teistmoodi uudne ja mingi ka vaheldus sellele Ameerikale, kui ma siis nüüd tulin siia tagasi. Sest et noh, polnud esiteks no okei, osad sõbrad käis mul külas ka seal on ju, aga ikkagi sa oled siin tagasi. Kõik oli ikkagi nagu teistmoodi. Et ma sain ju kohe hakata muusikat tegema, mul oli kohe jälle 100 bändi, et mul ei olnud nagu seda aegagi, et ma nüüd nagu nutaks midagi taga, et nüüd oli uus lehekülg, nüüd hakkame uuesti kirjutama ja lähme siit edasi. Aga nagu ma saan aru praegu meie intervjuu juba lõpposas ongi see, et sinu jaoks terve selle elu jooksul oligi kõige tähtsam asi ongi nagu teha muusikat või mängida muusikat või saada mängida muusikat. Ma arvan küll, jah. Et selles mõttes, et nagu ma saan aru, sa läksid USA-sa selle jaoks, et teha seal karjääri, proovida, on ju võib-olla sattuda mingisuguses võimsamasse bändi, mis saabki võib-olla maailma kuulsaks. Ja tegelikult oskused on ju sul olemas. Absoluutselt. Seda ma tean kindlasti. Aga kui sa said aru, et võib-olla mingi asi ei klapi, siis ikkagi otsustasid tagasi tulla, et edasi seda muusikat mängida, täiesti suure hooga edasi. Sest Eestis olid pakkumised olemas. Aga üldse vaadates su elule, siis ma saan ütelda, et minu ees istub jälle inimene, kes nagu oma näitega on siis näidanud, et tegelikult et endase peab nagu uskuma, sa võid minna kas USA-sse, olla pisikesest Eestist, aga ikkagi sa satud mingisuguse Guns N' Rosesi kitaristiga ühesse stuudiosse, sa võid mängida mingi ühes filmis Hollywoodi kuulsa näitlejaga, et tegelikult võib olla natuke rohkem õnne ja asi nagu võibki olla, võibki minna kuhugi veel kõrgemale. Absoluutselt, ma arvan, et ma muutusin ka natukene liiga mugavaks või laisaks, et kui ma oleks natuke rohkem pushinud, ma arvan, et võib-olla oleks ka lõpetanud kuskil nagu mingis suuremas bändis, aga see on kõik ju oletamine, et täna ma olen siin ja olen tegelikult õnnelik, et ma käisin, et kui ma seal võib-olla lootsin, et ma nüüd saan kuulsaks muusikuks, siis pigem ma sain kõike muud elu kooli seal ja ma olen isegi pigem õnnelik selle üle, et ma ei saanud kuulsaks muusikuks, et pigem ma saan jätkata rahuliku tavalise Eesti mehena muusika tegemist ja mängimist. Jah, aga lihtsalt ongi vaimustuseks, et mina ise olen vene inimene, kes olen sündinud Eestis ja tead, vene inimeste ajalugu on nagu võimas. Suur, kogu aeg midagi seal tegid, võitsid, kaotasid, kuhugi lendasid. Aga samas ma näen, et Eesti inimestel nagu on oskused olemas. Kõik tublid, ägedad inimesed, aga võib-olla ei ole nii palju julgust, kuigi oskused on. Ja võib-olla see saade, see intervjuu ongi meil siin selle jaoks, et peab olema julge, peab minema oma unistusele sõltumatu, peab proovima minna sinna Ameerikasse, sinna Los Angelesse, kus on kõik need staarid, on ju top-mängijad ja proovime ka seda ära teha. Täiesti nõus ja ma arvan, et suurt rolli mängib see noorus, see natukene, mis võib ka uisapäisa, võib ka siin viia, tead kuhu, kas või surmasuhu, aga just noorelt on seda lihtsam teha, et nagu ma ütlesin, kui sul ei ole selja taga laenusid ega tüdruksõpru, boyfriend, siis sa saadki nagu üksinda neid asju lihtsam teha. No nii, see oli siis Tarvo Valm. Väga rõõm oli sinuga tutvuda siin. Nojah.